Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, kallis Eestimaa rahvas. Mina olen Ain Vaida. Märt Pelki, minu nimi, tervist. Tere. Ja see on Suvariik, tervist. See on Suvariik. On küll Suvariik, jah. Väga hea. Ja. Eesti poliitika, Eesti elu, kuidas sul läheb? Tead, ma mõtlesin korra, et kas ma olen see nädal midagi teinud. Mul on tunne, et ma tegin mingit lahedat asja see nädal, mis on märkimisväärne, aga ma ju ei mäleta. Ma kunagi ei mäleta, mis ma teen. Ma ei tea, siin ei ole nagu kirjas ka ühtegi märkimisväärset asja. Beebiga käisin jalutamas ilma vankrita esimest korda, see on päris lahe. Wow. Panin talle kombe selga ja me tegime päris suure ringi. Ta oli väga tubli ja visa ja siis ta magas hästi sügavalt ja magama kohe pärast seda. Tal oli matk, et see on hästi kihvt. Ja see on kõige. Jaa, see on jumala fun. Jaa, sul on best beebi ka. Jaa, on küll, jah. See mõttes, et tavaliselt see ei ole nagu siuke konkurentsi küsimus, on ju, aga ma kinnitan, et teie beebi on suht best. Best beebi. Aga ei, mul oli mingi asi veel, mis oli fun, aga ma ei tea. Täna õhtul on stand-up ja kui te seda kuulate, siis see oli juba ära. Sorry, te ei tulnud. Jaa, mina ei saa tulla kahjuks. Võib-olla keegi tuli, ma ei tea. Võib-olla keegi, kes kuulas, käis. Aga ma olen kindel, et see tuleb bänger. Ma loodan, et tuleb, jah. Tundub, kõik näitab, et võiks tulla. Väga lahe lava on seal lihtsalt. Aga see selleks, mis sinu elus? Tead, mul ei ole ka selles mõttes midagi põnevat, et mul on olnud siuke väga töine aeg, ma olen teinud palju tööd, olen olnud kodune ja siuke nagu raske, aga heas mõttes raske nädal on olnud. Tead, lugesin Ekspressi ja vaatasin, et sa oled poole lehest kirjutanud. Ma ei tea küll, kes see inimene on, meil on siiski selge siuke nagu rollimäng on siin käimas. Minu elu on nüüd väga teistsugune, seepärast, et see nali, mida ma nüüd kohe hakkan tegema, on see, et see on nagu sarjas Severance, kus mul on 2 eri elu ja podcastis ma olen teine mina. Aga minu absoluutne lemmik sari Severance sai läbi. Teine hooaeg sai läbi, tähendab. Ja see on nüüd väga kursus, kuidas ma veedan nüüd oma laupäevi, kus ma vaatasin koos kaasaga Severance'i. Ma ei tea. Ma ei tea seda. Jama. On küll jama, jah. Jama. Kahju. Jah, mängisin videomänge jällegi. Ja see on ka tore, minu Xbox. Issand, appi, ma unustasin rääkida sellest, et ma mängisin elus esimest korda Robloxit. Ja. Kuidas oli? Hirmus, väga dopamiinine, väga palju dopamiini, väga ohtlik minule. Selline mäng siis? Mängisin Robloxi mängu, mida ühesõnaga mul lähedased inimesed tegutsevad mängutööstuses Robloxi mängude tootmisega ja siis ma mängisin nende mänge. Ja oli liiga meeldiv isegi. Aga ma ei ole seni õnneks ostnud Robuxeid. Kas neid peab ostma nagu ja, see ongi see, ei pea. Sa saad kõiki mänge mängida, aga siis selleks, et saada mängudes mingeid ekstra itemeid või et vähem grindida ja nii edasi, siis sa saad Robuxite eest osta asju. Okei, free to play, aga põhimõtteliselt aga vahel saad maksta ka. Ja. Okei. Ühesõnaga, minul on olnud selline nädal. Aga teate, mis veel on juhtunud? Eesti poliitikas on juhtunud palju põnevat minu meelest. Väga toredaid asju on juhtunud, sest Eesti 200-le anti sõna. Ma ei oska seda muud moodi öelda, ma tahaks sellest rääkida kõige. Räägi muidugi. Sotsid visati valitsusest välja ja siis hakati pakkima kokku uut valitsust, on ju, kokku panema, kas valitsus pakib või hakkab kokku. Tähtis küsimus. Ma juba on naljakas, vabandust. Ma olen ainus inimene, kellel lõbus on praegu, sest kõik need naljad toimuvad mu ajus ja pool sõna neist jõuab. Mul on ka lõbus, sest et ma olen sinuga nii palju podcasti teinud, et ma umbes mõistan, kuhu sa lähed. Ja sa saad aru umbes. Ei, aga Kristina Kallas, siis Eesti 200 juht, andis intervjuu, kus talt küsiti, et kas siis ministrikandidaate on veel olnud ja siis ta ütles, et kahjuks hästi palju head kandidaadid ütlesid ära. Ja siis ERR-is oli selle artikli kõrval pilt, kus Kristina Kallas vaatab tõsise näoga uduselt väga kaugel Hendrik Terrase poole, kes siis saab maaeluministriks. Ehk siis ta ütles lihtsalt
samal ajal, kui sa räägid enda erakonna ministrikandidaatidest, sa ütled, et väga paljud veel enne neid inimesi, kes siis saavad, väga paljud ütlesid, nad ei taha, kes olid paremad järelikult. Et see on minu meelest hästi uskumatu siuke kommunikatsioonifopaa ja teine kommunikatsioonifopaa on, et Õhtulehele vist ta ütles, et üks väga hea kandidaat oli, aga ta jäi kahjuks rasedaks. Jah, just. Kahjuks. et see kahjuks seal, et nagu nüüd teeme Anni kommunikatsioonikooli minutid, või see on üks lause, ükski poliitik ei tohiks öelda ühtegi lauset, mida ei saa eraldiseisvana pealkirja panna. See võis olla kontekstis loogiline. Ja võib-olla see inimene ütleski talle, et tead, tahaks väga tulla, aga kahjuks olen rase ja varsti läheksin nagunii emapuhkusele. See võis olla täpselt selline lause, mis on täiesti adekvaatne lause vestluses, mis ei ole poliitiku suust ajakirjanikule. Ja öeldi ka, et väga head kandidaadid olid, aga nemad kahjuks ei tule. No ja siis sa näitad Terrast mulle või? Yeah. Iseenda paroodia ju. Just, jumal, Henrik Terras. Esiteks, ma ei tea, kas sa nägid, aga vaata Maaeluministeeriumis, Põllumajandusministeeriumis, mis iganes ta nimi on see traditsioon, et uus minister saab vanalt ministrit vigla, sümboolse vigla. Ja minu arust on lihtsalt üks kõige naljakamaid ja jaburamaid pilte. Ma väga vabandan, ütle mulle, mis asi on vigla, sest ma tean ainult nagu Kanal 2 meest. See on nagu suur hark, millega sa saad tõsta asju ja nii edasi. Nagu sõnniku hark. Ma kohe näitan sulle pilti ka, et siin on siis üks kõige naljakamaid versioone sellest, kus Piret Hartman annab Henrik Terrasele üle vigla ja see, ütleme nii, et ma ei usu, et kumbki neist on kunagi viglat käes hoidnud. Sa võid seda vaadata. Ma näen seda. Ja see on lihtsalt, see näeb nii fake välja. See näeb välja nagu ChatGPT postitus. Oh wow, see on tõesti suur hark. Ma arvan, et Hartman on vist kuskil õppinud Maaülikoolis või midagi. Et tema võib-olla isegi on nagu sattunud kokku mõne viglaga. Aga Hendrik Terrasel on ka suur maaelu kogemus. Jaa, absoluutselt. Me saime teada, et ta vanaisa olid lehmad. Ja ta ütles, et ta on kunagi ise ka osalenud lehma poegimisel. See on nii hea tsitaat, et mina arvan, et selle võiks lugeda täies mahus ette. Just nii. See on ääretult hea tsitaat, mis ma tean täpselt ja Anni kommunikatsioonikool jätkab ka sellel teemal. Pärast räägime sellest. Ma avan selle artikli. See on Viker hommiku intervjuu, mis on lahti kirjutatud ERR-is. Ja saatejuhi küsimusele, milline on tulevase regionaal- ja põllumajandusministrit. Saime teada, regionaal- ja põllumajandusminister. Kokkupuude maatööga vastas Terras, et tema vanaisa on teist põlve veterinaararst ja tema on tal noorena abiks käinud. Olen veetnud mitmeid suvesid, kus olen käinud tema töövarjuks, abiliseks. Olen näiteks osalenud ühel lehma poegimisel, mis läks ka võrdlemisi keeruliselt. Oli kinni. Lõpuks, kui jalad kätte saadi, tõmmeti vasikas välja. Õnneks jäid lehm ja vasikas terveks. See on esimene punkt. Ja siis nüüd tuleb see kiker. Olen elus 100 tunde ladunud puuriitasid. Ehk siis valdkond ja töö ei ole mulle võõras. Küll aga arvan ma seda, et ministriameti peamised väljakutsed on administratiivjuhtimine ja poliitika kujundamine. Poliitika kujundamisega olen 2 aastat tegelenud. Ma arvan, et see on see, kuhu pingutus panna. Taustsüsteem kindlasti toetab seda, aga sinna tuleb fookus seada ja see on see, mis on ministriameti peamine väljakutse. Ta taustsüsteem on see, et ta vanaisa on teist põlve veterinaararst ja ta on ladunud puuriitasid. On see, mis ja ta on 2 aastat olnud Riigikogus. Või tegunud poliitika. 2 aastat. Ta on poliitikat kujundanud 2 aastat. Ja mõnest see on hästi armas. Ma ei vaata jälle, Anni kommunikatsioonikool. Ma saan aru, miks poliitikud tahavad jätta endast inimese muljet. See on nagu armas, see on miski, mida tehti süke aasta 2015, kui korporatsioonid veel nagu teesklesid ka, et nad on armsad ja nunnud ja inimlikud, on ju. Ja me poliitikas oleme veel kuidagi seal kinni ja paljudes ettevõtetes ka ollakse seal kinni, et tutvustatakse oma töötajaid või antakse Instagrami konto 1 päevaks kellegi hallata või mingid siuksid nagu quirky siuksid asju tehakse. Ja see on nagu sama, mida Terras üritas teha, et ta üritas jätta endast inimese muljet ja rääkida, et ega tema on ikkagi ka maaeluga nagu natuke kursis ja suved maal veetnud, on ju. Ja tulemus oli see, et nagu välja kukkus ju väga-väga nagu asjatundmatu ja hale statement, et ma olen ka puuriita ladunud ja no näita mulle ühte eestlast, kes ei ole puuriita ladunud. Kõik Eesti inimesed on 100 tunde puuriita ladunud. Yeah.
nagu kui sa ei ole, siis nagu oota, kes siseministriks saab? Igor Taro. Kui sa ei ole 100 tunde puuriita ladunud, siis Igor Taro võtab ise su passi ära. Yeah. See läheb järgmisena põhiseaduse muudatuse. Hääletada ei tohi hall pass ja inimesed, kes ei ole 100 tunde puuriita ladunud, sest see on nagu kõige eestlaslikum asi, mida sa saad teha Eestis. Ja see ongi, see on nii jabur, sellepärast, et sa võiks lihtsalt öelda, et natuke olen nagu kõrvalt näinud ja vanavanemad on maaelu teinud, ise olen nagu linnamees, aga väga hea meelega ootan juba seda, et rohkem valdkonnast teada saada ja maha istuda ja kuulata. Kõik teised variandid olid laual, mitte see, et sa oled lehma poegimas näinud. Ja see on küll... Tõesti absurdne. See on lihtsalt mega naljakas, seepärast ma nagu... Ma ise mõtlesin, et ma kujutasin ennast ette selles olukorras ja siis ma ütlesin sellise asjani, et jah, et olen tegelikult avatud talude päeval käinud korra Järvamaal tegelikult piimatalus ja seal oli täiesti väga huvitav vaadata oli seda, kuidas siis lehmad ise tegelikult läksid niimoodi lüpsipinki ja siis nad ise teadsid tegelikult, et nad peavad panema nisa sinna ja siis piim tuleb välja ja siis nad saavad välja ja süüa. Et olen tegelikult puutunud kokku küll sellega, et olen täitsa piimafarmi olen külastanud. Ma olen ka seda näinud, see on päris äge, aga ma mõtlesin, vaata, tegelikult on asi selles, et mul on tunne, et see lehma poegimine oli talle piisavalt traumeeriv, et ta tõi selle jutuks, on ju. See kõlab ka nagu traumeeriv kogemus ja mulle meenus kohe minu maaelu ja vanaemaga seotud traumeeriv kogemus, et olen tõesti lapsena käinud jõulude ajal vanaema juures ja näinud, kust tuleb liha kotleti sisse, sest ta raius sea jalga otsast. Me ostsime suure sea, nagu meil oli suur siga, kogu siga läks, kõik osad seast läksid jõululauale. Ja ma eeldan, et tal oli see lehma asi täpselt sama traumeeriv, et tema jaoks see on maaelu, on ju. Et see on nagu, aga ma saan sellest inimlikust aspektist aru, et ma mäletan ka, kuidas meil seal olid, kui ma täitsa laps olin, et siis mingid kanad olid vahepeal ja siis oli vist mingi hobune või lehm või mingid asjad nagu, mingid loomakesed siin-seal ja nii edasi, et aga anna mõni normaalne vastus, sa oled 2 aastat Riigikogus olnud, õpi siis ära. Jah, et tegelikult me mõistame kõik, et tegelikult Hendrik Terras on üleüldse poliitikas ja saab ministriks sellepärast, et praegune nimi on Terras. Me võime meenutada reality show'd Vallaline kaunitar, kus esiteks BSH ütleb ta kohta konkreetselt kogu aeg Terras ja ühes osas on ka videokõne Riho Terrasega, kus Riho Terras annab talle nõu or whatever. Ja siis BSH on ka, issand jumal, see on Riho Terras. Ja see on see, ta on nepa beebi. No tema sai kõige rohkem pähe selle eest, mis ta üritas inimlik olla, aga ega minu jaoks on nagu lihtsalt Henrik Terras kui nagu tegelane või minu jaoks on hästi huvitav tegelikult see, ma ei tea, vaata, spekuleeriti selle üle, et ta käis ennast Reformierakonda pakkumas ja siis Eesti 200 oli ikkagi vaja teda väga hoida ja nii edasi. Aga kus see tuleb? Mis ta need väärtused on? Ma tahaks tõesti teada. Ma ei tunne... Ma arvan, et sa ei saagi teada. Ma ei tea, kas see on tõene ka. Et kas ta käis Reformierakonnas? Ei, see, kas ta on tõesti nii tähtis. Mis mõttes nii tähtis? Et teda peab Eesti 200 hoidma ja upitama ja et kas Reformierakond oleks teda väga tahtnud ja... Mina arvan, et kui sa oled Eesti 200, sa pead hoidma iga inimest, kes sul on. No seda küll. See on nagu, neil on... Ma sain ka sponsordäädi hiljati. Eesti 200 tule liitu täitamisavaldus ja seal oli Irja Lutsari pilt oli. Kui sa oled, et Irja Lutsar on ka seal, ta on viroloog ja siis tema on Eesti 200 tule ka. Sponsordääd on siuke, mina sain. Ma nägin ka seda kusjuures, jah. Ja me ei astunud vist kumbki. Ja ma nägin ka äädi, et Stig Rästa läheb, kurat, sellest me räägime veel eraldi. Teeme ministrid ära. Inimlikuna üritavad ka Reformierakonna ministrid näida Reformierakonna Instagrami kontol, mis on hästi naljakas, nad on lihtsalt teinud nagu tutvu uue, siin on näiteks esimene tutvu uue taristuministri kandidaadiga Kuldar Leis.
ja siin on kirjas siis nimi, kust ta pärit on ja siis on, nad on teinud ka selle kastikese huvitav fakt, mis läheb minu meelest täpselt sellesse samasse Millennial Corporate on selle asja nimi, ma arvan. Sellel on kindlasti mingi päris teadlane, sotsiaalteadlane andnud mingi nime. Tõenäoliselt see on mingi Wendy's something või midagi. Jah, aga et kuidas see sotsiaalmeedia kui selline, sa üritad inimlik olla, sa üritad rääkida mitte asjast, vaid olla nunnu ja armas, et nad on teinud sükse kasti, mis see kast on siis üllatav fakt. Ja Kuldar Leis, taristuminister, tema üllatav fakt on, aitasin Lottemaad käima tõmmata. Väga huvitav. Quirky fact minu kohta. Tegin Lottemaa. Ja see läheb väga sellesse energiasse, et mu kõige suurem nõrkus on see, et ma teen liiga palju tööd ja olen liiga pühendunud eesmärkide saavutamisele. No taristu mõttes Lottemaa on ikkagi ainulaadne koht Eestis, kus sa keset põldu pead parkimise eest 5 eurot maksma. Ma guugeldasin ükskord, sest ma nägin seda parklat, siis ma olin mingi, no nad küsivad selle eest ka raudselt raha. Nüüd on rohkem. Ja ma nagu sõitsin mööda, nägin autosid, ma olin mingi, nad küsivad selle eest ka raudselt raha. Ja küsivadki, ja mul oli õigus. Karmen Joller, sotsiaalministri kandidaat, pärit Ma tahtsin Kuldar Leisi kohta veel meenutada seda ka, et Kuldar Leis on saanud, sai ka tähelepanu sellega, et ta tegi üürikuulutuse, et ta on muidu tartlane ise või lõunaeestlane. Ja siis ütles, et ta otsib korterit Suur-Ameerika tänaval eelistatud saunaga. Suur-Ameerika tänaval pidi olema? Suur-Ameerika kandis. Ja eelistatud saunaga. Ja siis ütles ka, et eelistatud või tõenäoliselt siis paariks aastaks, aga võib juhtuda, et suht päeva pealt tuleb lõpetada. Võib-olla peal lepingu lõpetada. Karmen Joller, pärit Rakverest, üllatav fakt tema kohta. Leidsin nutitelefoni pidevale vaatamisele kasulikuma alternatiivi. Kudumine. Heegeldamine. Heegeldamine. Appi. Piinlik. Ja see on ka naljakas, sellepärast, et see on ta põhiline human trait. See on nagu, see on lihtsalt, ta heegeldab, ta organiseeris ju, mis oli väga äge algatus selle Ukraina sõduritele esemete kudumise või heegeldamise või mis ta oli. No ilmselt koovad, kui on, tavaliselt sa kood, et sokke ja asju kootakse tavaliselt. Aga ma arvan, et ta saab ikkagi, see on nagu siuke, kui sa oskad juba heegeldada, siis kudumine tuleb ka lihtsamalt, ma arvan. Kui sa oled nagu nii käpas, et sa lihtsalt istud ja heegeldad. Ja Andres Suti fakt Reformierakonna Instagramilt, ma eeldan, et Facebookis ka. Andres Sutist saab siis energeetika ja keskkonnaminister, mis on omaette huvitav, sest tegu on ikkagi ettevõtluse taustaga inimesega, ettevõtlusministri taustaga inimesega. Oota, räägime korra tõsise asja vahele, mis on nüüd väga fenomenaalne, on see, et ministeeriumi nimeks jääb küll kliimaministeerium jätkuvalt, aga kliimaga seal enam eriti mingit pistmist ei laia, ta on väga selgelt tõenäoliselt energeetika on siin... ja keskkonnaminister. Energeetika ja keskkonnaminister. Kliimaministeerium läinud, kliimaseadus. Kliimamajandus seadus. Jah, tuumajaam. Jah, võib-olla maismaatulepargid, meretulepargid, kindlasti mitte. Võib-olla hea otsus ka. Ütleme, kõlab läbi tõesti tugev Kalle majanduse poole, mida enne ei paistnud niivõrd Yoko Alendrilt kui nüüd Andres Sutt. Ei ole Kalle, Andres on. Andres on, jah. Millennial huumor. Kui ma ütlesin Kalle, ma sain aru, et ma ise kaevasin endale selle kalde. Ehk siis seal on tõesti, see on nagu silmnähtavalt tegu on parempoolsete erakondade valitsusega, mis teeb ettevõtlust ja majandust ja on pannud selle esikohale. Sa oled oma Kalle üle õnnelik ikka veel? Ei, jah, on küll tegu parempoolse valitsusega. Aga kas sa tahad teada, mis huvitav fakt, jah? Andres Suti energeetika ja keskkonnaministri fun fact, siis see on täitsa tore, mulle see meeldis. Olen tugev kodukokk, kelle vanaema leiutas ka retseptid kosmonautide tuubitoitudele. No aga see on päriselt fun fact. See on väga fun. Ja see mees on poliitikas olnud mõnda aega. Nagu ta teab seda. Sa ei lähe mingi vanaisa lehma poegimisest rääkima, räägi mulle tuubitoidust. See on see põhjus, miks sa, selle vennaga sa võib-olla tahaksid teha mingisuguse nädala lõpu lehe loo, kus ta räägib kuradi vanaemast tuubitoitudest ja kõigest sellest. Aga mõtle, kui su nagu referents olemaks hea kokk on see, et su vanaema teeb tuubitoitu, nagu mis toitus sa siis teed? Ma tahaks teada, mis see nagu on? No kuule, kosmonaudi toidud on väga head ja üleüldse armas Andres Sutt, sa oled nüüd energeetikaminister, kahjuks sa oled energeetikaminister, aga tee keldole selgeks, teeke riiklik, palun, tooge tagasi väga hapu tuubimarmelaad, mina tahan süüa, aitäh.
palun, see on Eesti rahvas nõuab tegelikult, mina nõuan. Hapu tuubimarmelaad, palun, soovin, aitäh. Toidust rääkides, minu arust ülilahe. Mitte magus, mitte see, mis vahepeal oli. Hapu kõrvetavalt, toksilised, acidic tuubimarmelaad, palun tooge tagasi. Aitäh. Mina nõuan, aitäh. Eesti rahvas. Mäet Belkin, mina. Ma kardan, et see on juba ära olnud, aga Von Krahli teatris toodi lavale performance, mis oli inspireeritud Salme Masso nõukogude aegsetest kokaraamatutest. Mis tundub nagu nii naljakas asi, mida sa teed, sest vaata kõik need nõukogude aegsed kokaraamatud on kuradi piimatarretis ja mingid siuksed rõvedad asjad. Ma kardan, Kurmeeroog sääpruuga. Ja just, et need on, et see kosmonautide tuubitoit tundub kuidagi seal samas kategoorias, kuigi tuubitoit on samas nagu beebid söövad tuubitoitu. Beebid on kosmonautid. Ehk siis see oli Anni kommunikatsiooniminutid, ma ei tea, ära püüa nii inimene olla, see ei tule tihtilugu välja. Andres Söötel tuli. Tuli, jah. Ma arvan, et tuli. Aga ta on ka meelest kummaline võte, et ta ei toimi enam minu meelest. Nagu selles mõttes, et ta on nagu läbinähtav keskmisele interneti kasutajale, ma arvan. Muidugi. Aga see on ikka tore. See on tuubitoidu asi on tore. See on tore. Jaa, aga jah, ministrid on nüüd paigas ja siis kuni maikuuni kestavad koalitsioonikõnelused ja ministrid on samal ajal paigas ja eks me siis näeme, mis mida nad teevad siis 2 kuud nii kaua? Plaanivad või? Nojah, teevad täpsemad plaani, et neil on selline alusleppe olemas, kus nad millest me rääkisime eelmine nädal ka, aga siis kohalik koalitsioonileping tuleb. Ja hakkavad siis nüüd arutama seda asja. Et mis siis täpselt tehakse. Las nad siis 2 kuud valitsevad, tehes plaani, kuidas valitseda. Just. Ja vahepeal saavad rääkida koalitsioonikõnelustest niimoodi, et opositsioon väga nagu tähelepanu ei saa, mis on Lauri Läänemetsa ettepanek tegelikult. Lauri Läänemetsa kommunikatsioonikoolist tulnud ettepanek. Just nii. Väga naljakas ja väga irooniline. Ja. Meil on uudiseid on veel siin mitu tükki minu meelest. Ja ma korra tahan lihtsalt ära markeerida selle, et Areenis, Eesti Ekspressi kultuurilises Areen ja Päevalehes on kajastatud suurepäraselt uue kosmosekino, on ju seda asja, kas sa lugesid seda? Ja hea sõbranna EK tegi suurepärase paralleeli sellele, ma tahan lihtsalt teiega jagada. See kosmosevärk on literally Eesti Fire Festival. Kusjuures on, jaa. Täpselt see. Oh my god, on ja tead, kõige naljakam on see, et pärast seda, kui nad olid selle fopaa maha pannud või samal ajal, kui seda artiklit veel ei olnud tekkinud, küsisid nad Kultuuriministeeriumist 200 000 eurot, et mitmekesistada Eesti kultuurimaastikku, et osta uut tehnikat ja panna programmi arendusse raha, mis on nagu imeline, selgus lihtsalt skämm. Minu lemmikosa sellest kosmose kultuurikeskuse avamisest oli see, kus nad ei maksnud inimestele palka, sellepärast nad lootsid, et nad saavad baari käibest siis maksta neile. Aga kuna baar ei jõudnud valmis, siis nad jagasid jooke tasuta. Siis nad ütlesid näitlejatele, sorry, te ei saa. Yeah. Sest neil ei olnud baari käivet. Miks ei olnud? Baari polnud. Ei, see on nagu, mul on tunne, et taotlus oli nagu, eesmärk oli hea ja üllas, aga lihtsalt kõik asjad ei tulnud välja. Yeah. Uskumatul kombel mitte ükski asi ei tulnud välja, mis on teada, ja selle najal küsida 200 000, et nagu siis teeme kultuuri, on äärmiselt naljakas minu meelest. Aga mul on tunne, et idee on üllas, mis on nagu eriti kurb. Kuule, terrasest rääkides, mul tegelikult või me teeme seda kosmost veel veitsa või? Ei, räägime terrasest muidugi. Terrase juures kuidas karastus terras? Väga, 3 korda seda nalja teinud, aga erinevate terraste kohta kusjuures. Yeah. Aga hästi naljakas kõlks selle loo juures on see, et hiljuti hundipassi saanud nõunik on tagasi. Rauno Veri asub tööle minister Henrik Terrase juures, kirjutas Katre-Liis Võhma Delfis. Ehk siis me kunagi mõnda aega tagasi me rääkisime Eesti 200 puuknõunikust Rauno Verest, kes on tagasi. Aga Rauno Veri siis ta töötas korraga, äkki oli Pakosta nõunikuna, jah, ta töötas korraga Liisa-Li Pakosta nõunikuna Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni meedianõunikuna, ehk siis ta kokku teenis üle 5000 euro palka. See oli siis eelmise aasta septembris. Ja erakond üritas teda nagu lahti lasta siis või palus tal lahkuda Riigikogust ja ta lihtsalt ei läinud ära. Ja nüüd nad võtsid ta tagasi. Very good.
no jah, tal on verikuud, mis on väga hea kampaania muide, verekeskusel ongi bussid, mille peal on verikuud kirjas. See on hästi naljakas. Ja ta on tagasi ja ta on nüüd Terrase tiimis. Ta on tagasi, ta on Terrase tiimis ja lihtsalt Pakosta lasi ta lihtsalt ka 3 päeva pärast seda lahti, kui ta oli Riigikogust Riigikogus oma töö lõpetanud. Kaotas ta töö Pakosta juures ka. See oli kõik oktoobris eelmine aasta ja see on nagu maru veider selles mõttes, et miks ta siis nagu tagasi toodi, aga siis ta ise ütleb ka selle peale, et ta ei oska öelda, miks teda valiti, et ministri nõustamise vallas on tal kogemusi küll. Aga see on nagu pull, et ta on, ma ütleks, Eesti 200 puuknõunik on, ma arvan, hea sõnavara. Ta andis ka Maalehele intervjuu Hendrik Terras, siis mitte Rauno Veri. Ja seal ta ütles näiteks, et nõuandjaid on tal palju, keda ta usaldab, et nad on nendes teemades kompetentsed. Ja siis on märkus, et nimeliselt Terras kedagi mainida ei taha. Siis me saame teada, et tõenäoliselt Rauno Veri on üks nendest nõuandjatest, kes ma ei tea, kui palju ta põllumajandusest teab. Aga see intervjuu ise on mida suurepärane. Sest et siin on üks mu lemmik tsitaate jällegi, kus ta ütleb, et oleme perega jõululauas põllumajanduse üle palju vaielnud. Kes meist ei oleks perega jõululauas? Väga huvitav diskussioon, kus sul istub Riho Terras. Mina olen ka, minu lahkunud vanaisa. Ta nimi oli Ivan, ta oli väga põhimõttekindel mees ja temaga ma olen ka palju põllumajandusele vaielnud. See oli väga ühepoolne vaidlus, see oli peamiselt selline. No kuule, aga Mart Laar ikkagi, aga miks ta hävitas Eesti põllumajanduse? Tead, Ivanil on õigus, kui sa mõtled 5 peale, siis laulus kellegagi ei saa kakelda või midagi siukest, mis iganes selle nimi on. Väga hea lüürikaga laul, väga heade sõnadega laul. Nad laulavad ka Vaata, mida Laar ja 2 kallast on teinud. On üks lause, mis seal sees on, et mulle väga meeldib see, kuidas see 5 just see Puuruubiga plaat on, ta on ilmselgelt väga kontseptalbum, on ju, ja nad pikivad sinna sisse nagu päris poliitikat, aga ka nagu ajastute ülest poliitikat, sest Laar rikkus kõik ära, on olnud argument on ju 20 aastat, 30 varsti. Et see Vaata, mida Laar ja 2 kallast on teinud, on minu jaoks hästi selline kuidagi ülitugev lause, mida laulda. Jaa, on küll. Ja. Aga jaa. Meenus 5 vabandust. Ja ma lihtsalt, et ka mina olen vaielnud ja see on põhimõtteliselt selle üle, kas siis Mart Laar hävitas Eesti põllumajanduse või siis mina nagu, ok. Olgu, Anna Kapsast. Jah, põhimõtteliselt. Ja minu vanaisa, kus juures praeguseks lahkunud meesest, tema on väga huvitav isik selles mõttes, et ta tuli esiteks, fun fact, sünnijärgne Eesti kodanik, sündin aastal 40, sellepärast, et ta sündis Petsaris. Just, ja Eesti osa, sünnijärgne Eesti kodanik. Ta suht noorena tuli Tallinna ja siis ta ise rääkis, et ta õppis eesti keele, esimesed sõnad, mis ta õppis on lükka ja tõmbavist, uste peal need kakskeelsed sildid olid toona, et nagu lükka ust või tõmba ja need fraasid. Miks ma sellest räägin muidugi on sellepärast, et Kas sina vaatasid, kuidas su vanaisa lehma poegis ilmselgelt? Ei, seda ma ei vaadanud. Mu vanaisa oli elektriinsener. Aga energeetikaminister. Jah. Olen pikalt pealt vaadanud, kuidas mu vanaisa 10 aastat teeb remonti, mida ta täiesti teeb seal toas, kus ta teeb 10 aastat remonti. Olen vaadanud seda pealt ja mõistan, kuidas energeetika käib selle tõttu. Aga tegelikkuses tahtsin jõuda selleni, et meil on põhiseadus muudeti ära ikkagi. Jaa, tõesti. Ja, see on siis nüüd see järgmistel valimistel saavad hääletada mitte Eesti Euroopa Liidu kodanikud ja siis sedaspidi enam ei saa. Jaa, nii on. Jah, ma mõtlen selle peale, et vaata, Eesti saab väga hästi läbi Trumpi administratsiooniga, millegi pärast, eelmine kord oli sama, saime väga hästi läbi. Kui näiteks Kaja Kallas käis Ameerikas, siis teda ei võtnud Rubio vastu, Marco Rubio, välisminister. Ja. Sellepärast, et ta oli just öelnud, et Ameerika on väga paha.
või Euroopa. Euroopa otsib uut liidrit, vaba maailm otsib uut liidrit. Ja aga kui Tsahkna nüüd käis, siis ta ikkagi Rubioga sai räägitud ja USA meediaga kirjutas sellest, et Rubio oli väga reassuring. Ja siis tema ja teised Balti riikide ministrid ütlesid talle, et ikkagi Venemaa on paha. Aga ameeriklased ei saa enam hääletada Eestis. See on naljakas, see on huvitav nagu see... No ikka on naljakas, jah. Ütle välja. Ei, on ju naljakas. Et me tegelikult, tähendab, see... Räägime ära, mis juhtus ja siis hakkame... Me võtsime ära alguses, kõige olulisem asi on see, et Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse kohalikel valimistel. Võib-olla aru saada. Siis see oli väga pikk poliitiline diskussioon, mille tulemusena võeti ära see õigus ka hallipassi inimestelt ja siis oli vahepeal mõte, et teeks erandi siis Euroopa Liidu ja NATO kodanikele, et nemad saaksid hääletada. Aga siis oli see tunnetus, et NATO nagu ei sobi ja see on põhiseaduse muutmine ja mida see NATO tähendab. Nii et lõpuks jäi niimoodi, et Eesti kodanikud ja Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad valida kohalikel valimistel. Ja see on muidugi, oluline on see, et Venemaa ja Valgevene kodanikelt võetakse ära hääleõigus, aga juhtumisi ka ameeriklastelt võetakse hääleõigusega ja minu arust see on väga naljakas. Ja ei, ta on nagu siuke unintended consequence olukord veitsa, et ju siis läheb nii. Et viskame siis nemad ka. Aga ta on kuidagi hästi päevapoliitiline asi, hästi põhimõttelises küsimuses. Jah, see, vaata, aga nemad tegid ise oma otsuse ka Euroopa Liidu mõttes. Aga mul on tunne, et ta on ikkagi äärmiselt päevapoliitiline. Teisalt tore, kui laualt maas on iseenesest võib-olla, aga nagu samas, nagu miks nad siis veel ühe raundi hääletada saavad, et nüüd jõuaks passi teha või? Kui sa nagu 20 aastat ei teinud? Sellel on põhjused küll vaidlustamised, õigustatud ootused ja seal on ka julgeoleku kaalutlused ja küsimused. See oli see põhjus, miks alguses sotsid olid selle kohe muutmise vastu üldse, minu teada. Ma olen üleüldse põhiseaduse puutumise vastu selles mõttes. Ära puudu, kuradi las tolm läheb peale. Me oleme arutanud seda ka juba. Oleme, jah. Et minu arust nagu teisiti. Aga samas nagu teisest küljest jah, et see, vaata sinu argument oli ka see, et kui seda kuidagigi teha, siis põhiseadusega ja sellest argumendist ma saan aru ja sa näed nagu seda kui fluiidsemat dokumenti minu jaoks tegu üpriski binaarse asjaga. Põhiseadus on, põhiseadust pole. Ei, see on kuidagi, ta minu jaoks hästi keeruline teema, sest mul on tunne, et ta on kuidagi nagu konstitutsioon, suitsu tahad. Vabandust. Ma võin, sest ma olen selline perekonnanimi ja see ei ole rassistlik selle tõttu. Jah, sa võid, sest sa tead ka mõndrene. Sul on paar sõpra, kes... Anyway, see on hästi märgiline, see on hästi suur asi ja ma loodan, et see ei ava mingit purgitäit ussikesi, kasutades inglisekeelseid väljendeid, veel minna põhiseadust käppima. Ma tahaksin sinuga rääkida veel ühest poliitilisest asjast või nagu poliitika tegemisest ja sellest, et ministrid teevad tööd ja neil on oma poliitilised algatused ja nii edasi. Nii on, jah. Minu arust lihtsalt on juhtunud, on valmis saanud üks eelnõu, mis minu arust sobiks väga hästi sarja siinkohal siis tuleks tegida proua minister. Igatahes antud minister on justiitsminister Liisa Pakosta. No nii, see on väga hea algus, mulle see algus väga meeldib. Iga kord, kui Liisa Pakosta teeb midagi, siis see on tihtilugu naljakas. Nii et tegu on naljaka asjaga. Me rääkisime eelmine aasta ka sellest, kuidas tal oli algatus, me saime sellest valesti aru, sellepärast, et Eesti meedia sai sellest valesti aru. Et ta ütles bürokraatiale pitsat peale. Ja siis me tegime ise ka seda nalja, et et tuleb välja, et ta tegelikult ütles bürokraatiale vitsat peale. Sellepärast, et tuleb välja, et vitsad pannakse tünnide peale selleks, et tünnid katki ei läheks. Ta on maaeluga kursis. Tema on tõesti maaeluga kursis. Aga igatahes ta nimetab seda nüüd, tähendab, okei. Mis oli siis oli see, et see algatus nägi välja niimoodi, et ta saatis ministeeriumitele kirja, kus ta ütles, et ma tahan, et annaksite ettepanekuid selleks, et kuidas vähendada bürokraatiat.
ja siis ta käis muuhulgas välja sellise mõtte, et võiks olla selline reegel nimega üks sisse, üks välja, kus siis, kui sa teed mingisuguse eelnõu, kus siis ettevõtjate halduskoormus suureneb, eks et nad peavad mingit aruandlust tegema või midagi siukest, siis sa tühistad ühe nõude kuskilt mujalt. Kuskilt mujalt oma valdkonnast, mis siis on halduskoormus. Üks sisse, üks välja. Ja näiteks toona kritiseeris seda majandusministeeriumi kantsler Ahti Kuningas. Ja ta ütles, et see üks sisse, üks välja on populaarsusloosung. Ja ta ütles, et see plaan bürokraatiat piirata piiraks tegelikult hoopis õigusloomet ja tooks juurde seda paberi määrimist. No ilmselgelt, jah. Rääkis sellest ka, absurdne mõte. Et tegelikult on natuke jabur see mõte, et võtan kuskilt teisest kohast vähemaks, et nagu, tegelikult et võiks ju arvata, et ikkagi piirangud ja asjad on nagu põhjusega. Veider Jenga mäng ka kuidagi, et ma panen ühe siia peale, siis tõmban alt ära, et see kuidagi... No mul on tunne, et see ei ole nagu loogiline viis ehitada üles õigussüsteemi, ütleme niimoodi lihtsakoeliselt. Ütleme nii, et ta sai teatud määral kritikat sellest. No sai päris korralikult. Aga nüüd on siis, ta on justiitsminister ja justiitsministeeriumi ametnikud on valmis saanud eelnõu selle kohta. Ja mis ma ütlesin, jah, proua minister, sellepärast lihtsalt, et me võib-olla mäletame sellest sarjast seda, kuidas nagu ministritel on aeg-ajalt tahtmine teha avatud valitsust või vähendada bürokraatiat või midagi siukest ja siis ametnikele alati õnnestub seda kuidagi nagu takistada ja öelda selliseid bürokraatlikke sõnu. Ja lihtsalt see eelnõu on ma siinkohal ütlen, et ma ei tea, kas see on teiste inimeste jaoks ka sama nauditav, aga ma olen ise lihtsalt töötanud hästi põgusalt küll, aga õigusloomejuristina ja selle tõttu mulle valmistas väga-väga palju rõõmu see eelnõu. Selge. Niisiis, see tõepoolest see eelnõu, mis on hea õigusloome ja normitehnika tava hõnte muudatus, mis on ise juba väga naljakas. Nii, see kehtestab siis selle reegli üks sisse, üks välja. See seletuskiri on 8 lehekülge ja seal üks sisse, üks välja öeldakse 15 korda. Üks sisse, üks välja. Üks sisse, üks välja, seal on ka lühend. Üks S, üks V. Ja seal eelnõus on isegi toodud skeem. Kuidas see käib? Skeem. Kuidas seda... 2 kasti või? Vaata, ma panin sulle selle. Ma väga tahan skeemi näha. Skeemid, ma armastan skeem. Skeem on olemas. Oh my god, see pole skeem, see on ju see, kus see on plokkskeem, jah. Nii, see algab. Kas eelnõu suurendab halduskoormust? Vali, kas suurendab või ei suurenda? Ei suurenda. Ei suurenda, siis järgmine küsimus on kohe. Reeglit ei ole vaja rakendada. Kui ma vastaksin jah, eelnõu suurendab. Siis tuleb küsida, kas üks S, üks V reegel kuulub kohaldamisele? Kui ma ütlen ei... Ja ei, sa ütled siis, kui need on välislepingud, maksud, trahvid, tasud, riigilõivud või halduskoormus tekitav norm on tähtajaline. Okei. Trafiga ära põhe, siis ei pea ära võtma midagi. Kui ma ütlen jah, on kohaldamist vaja. Siis vaja rakendada ja leida võimalus halduskoormust vähendada. See skeem ei aita mul mõista, kas on kohaldatav. Ta lihtsalt ütleb, et on kohaldatav, siis hakka kohaldama. Ei aita. Kas nad mõnitavad meid või? Okei, nad mõnitavad meid. See on, mul on tunne, et see on tõepoolest, see on poliitiline, seal tuuakse seletuskirja alguses tuuakse välja, et teised siis minister Pakosta algatusest bürokraatiale vitsad peale, millel on joone alus on märkus, et Liisa Pakosta saatis eelmise aasta augustis kirja, et siis selle teised ettepanekud tulevad teistes eelnõudes. Okei, see on väga naljakas. Ja nüüd on üks sisse, üks välja reegel. See on väga naljakas, et tulevad teistes eelnõudes, aga seda peab ise kohaldama oma eelnõu. Tead, see üks S, üks V lühend on ka oma ette puhas iroonia ja satiir. See kõik on väga naljakas. See on väga naljakas. Et näiteks... See on väga naljakas. Minu üks lemmikosasid sellest on see, et sa pead seletuskirjas põhjendama, miks eelnõud üldse vaja on. Ja ma soovin selle lause ette lugeda, sest et see on väga kaunis juristi lause minu jaoks. Vajadus üleliigset halduskoormust vähendada ja reegleid lihtsustada on tingitud asjaolust, et kehtestatud kohustused, piirangud ja protsessid pärsivad tõhusust. See ei tähenda mitte midagi. See lause ei tähenda absoluutselt mitte midagi. Piirangud pärsivad tõhusust. Mille tõhusust? Ebaselge. Mis on tõhusus? Ebaselge. Ma tõlgin selle lause.
Minister ütles, tehke eelnõu. Ja. Ühesõnaga, mis see probleem siis on? Ühesõnaga, idee on selles, et ettevõtjatel on hästi palju halduskoormust, ehk siis nad peavad väga palju pabereid määrima. Justiitsministeerium tegi analüüsi ja nad tuvastasid, et eelmisel aastal neid tõstis ettevõtjatele halduskoormust 24% kõikidest eelnõudest ja inimestele halduskoormust 3% kõikidest eelnõudest. Ja lisaks oli 15% eelnõudest sellised, mis koormust nii suurendavad kui vähendavad, ehk uut reeglit juba täidavad. Ja siis nad jõudsid järeldusele, et umbes 20-30 seaduseelnõu puhul aastas oleks vaja seda reeglit rakendada. Ja selle reegli rakendamise üle 20-30. Aga siin on nüüd selline probleem, et see reegel kehtib kõikidele asjadele, selle hulgas ka ministri määrustele ja valitsuse määrustele. Nendega on nüüd selline asi, et muidu tavalisi seaduseelnõusid, võt seda 1S, 1V reeglit, seda hakkab nüüd Justiitsministeerium hakkab jälgima. Nende üks osakond. Teed ühe kuradi kihi juurde veel oma sibulat ju. Aga muidu teiste asjade puhul peavad ministrid ise tegema järelevalvet selle üle. God. Ja nad märgivad seal seda, et see aga suurendab riski, et vaatamata halduskoormuse kasvule võib reegel jääda kohaldamata või rakendatakse seda ebaühtlaselt. Sest et kedagi ei koti. Aga selle Justiitsministeeriumi töökoormuse tõusuga või see, et ametnikele tuleb lisakoormus, see on päris huvitav asi, sellepärast, et Justiitsministeerium tuvastab ka selle, et meenutame, et 24% eelnõudest tõstis siis halduskoormust. See on veerand. Aga näiteks 42% eelnõudest tõstis avaliku sektori töökoormust. Ja praegu tõstetakse ju sellega ka ju. On see, mis nad ise ütlevad. Aga tead, õnneks mina leidsin, praegu guugeldasin ja leidsin ühe asja, mis ei ole veel sinna loosse jõudnud, sa võib-olla pole märganud seda, aga Siseministeeriumil on välja tulnud siis alternatiivne ettepanek, mille pealkiri on siis 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole, ehk siis 2 SS, 2 SV ja nemad siis kirjutavad 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole, plaks ja parem käsi, plaks ja vasak käsi, plaks ja parem käsi vahetus. Ja see on vist näli praegu, eks ole? Näli, jah. Ma korra hakkasin mõtlema, et kas see on päris, aga... Kas olid korbaanikas, kuidas ma sellest ilma jäin? Tõepoolest, jah. Et selle mõttes valmistume tantsupeaks, muidugi. Ma tahan rääkida veel mõnest asjast selle eelnõu puhul, et ehk siis Justiitsministeeriumi ametnikud, kes on selle eelnõu kakku kirjutanud, kirjutavad tõepoolest, et see üks sisse, üks väljapoole reegel, see tõenäoliselt kuidagi ikkagi 1S, 1V, kuidagi see ikkagi väga tugevalt vähendab bürokraatiat ja halduskoormust ja nad selgitasid ka seda, et halduskoormuse mõju ettevõtjatele on kumulatiivne, ehk siis, et isegi kui üks asi on väike, siis tegelikult kokku palju mõjusid saavad hästi suureks. Aga siis, nad selgitasid seda, et tõepoolest, et kokku tõmmata seda halduskoormust võib täiesti teisest kohast, mitte samast valdkonnast ja nii edasi. Ja ma saan aru, et sa võtad, ütleme, et tuleb seadus, kus nüüd sa pead deklareerima käibemaksu 2 korda kuus, näiteks täiesti nonsense asi, siis sa võid tõmmata kokku sealt, kus ütleme sadama registreerimise eelnõus on mingi klausel, et pead ütlema mingit asja, siis sa võtad sadama seadusest ära hoopis on ju umbes. Või et tahad banaanidele panna rohkem reegleid, kuidas banaane hoiustad, siis võtad kunkvaatidelt reegleid vähemaks näiteks. Aga siis siin on üks üsna ilmselge probleem ja selle toob Justiitsministeerium ka välja, et reegli rakendamise tagajärjel võivad tekkida nii-öelda kobarseadused. Ehk siis need puntad on ju, kus sa paned hunniku seaduse muudatusi kokku ja siis keegi ei saa korralikult aru, et mis seal toimub. Ja Justiitsministeerium ise jätkab rõõmsalt. Kobarseaduste koostamise ebasoovitavusele on tähelepanu juhtinud Riigikogu juhatus ja siis märgib näiteks, et samuti on leitud, et kobarseaduste puhul on raskem kaasata huvigruppe. Ehk siis nad ise kritiseerivad oma eelnõud hästi tugevalt. Seal sees. See on tore dokument, ma ütleks. See on äärmiselt luistakas dokument ja siin on üks mõnus kompek on see ka, et ta on plaanitud jõustuma 9. mail ehk Euroopa päeval. Ja siin on, see võib olla juhuslik, see ei ole juhuslik, see Liisa Pakosta on hästi palju kritiseerinud Euroopa Liidu õiguse ülevõtmist Eestisse ja seda, et hästi segane on, et Euroopa päeval jõustub see. Ma oleks aru, okei, ma seda ei teadnud.
aga ka siin võib näha vandenõud. No ma tsiteerin näiteks Liisa Pakosta EL-i asjade komisjoni juhina 2023 aastal. Kuidagi on meil Eestis juurde jäänud selline kultuur, kus ülevoolav euroõiguse ülevõtmine on muutunud normiks, mitte erandiks. Okei, selge. Ja, see ei ole. Okay. Väga tore uudis. Kas meil on veel siit või võtan ühe? Ei, otseselt ei ole. Jah, las ta olla. Ühesõnaga, see on siuke lõbus dokument. Tegelikult ametnikel peab ka olema lõbus, see töö on natuke nagu nõristav ja ma tean, et mõnes ministeeriumis on näiteks eriosakonnad näiteks võistelnud oma vahel selles, et kumb saab seletuskirjadesse panna rohkem Eesti filmiklassikasse kuuluvate asjade referentse. See on väga naljakas. Nagu näiteks see, et Eesti elanikkonnast moodustavad noored pensionärid. Okei, imeline. Või võib tekkida küsimus Euroopa Liidu õigusloome kujunemist arvestades võib tekkida küsimus, kuidas me siin oleme. Ma just tahtsin mõelda, mis siin me oleme on. Ma toon sulle ühe tähtsa uudise veel Postimehest ja kirjutanud Aivar Aotäht Sakalasse. Siin tähendab me lihtsalt väike vaade behind the scenes. Ain on pannud selle meie faili ja pannud juurde minule märkuse. Käpsis. Ära ise loe palun. Teeks livereadingut või siis ma loen sulle ette põms, aga hoia ennast pimeduses. Ma hoidsin, tegu on skandaalse looga ja ma lihtsalt loen sulle selle ette, sest kui ma seda lugesin, siis ma ei uskunud, et ükski osa sellest tõsi on. Pealkiri taluõuele kõmpis võõras siga. Ja ma ütleks, Aivar Aotäht juba kõlab nagu välja mõeldud reporter. Aga no, kõik asjad, mis siin kirjas on... Aotäht, issand juba, see on ju Talkinis Arvenani Evening Star. Ja. No võt, Sakala ajakirjanik kirjutab. Viljandi vallas ootab omanikku rippkõht siga, kes oli Rahu. Viljandi vallas ootab omanikku rippkõht siga, kes oli mitu päeva tagasi ühele taluõuele tulnud. Ma lihtsalt märgin, et see kõlab nagu väga mõnda nüüd huumoriformaadi pärast, mis on 10 aastat hiljaks jäänud olemuslikult seksistlik ja me oleme kõik seda stand-up koomikutel komeedias juba kuulnud. Palun loe uuesti see osa. Viljandi vallas ootab omanikku rippkõht siga, kes oli mitu päeva tagasi ühele taluõuele tulnud. Ja, minu Tinderi profiil. Nii, lähme edasi. Kõik nimed, kõik kohad, kõik asjad ei ole välja mõeldud. Sea võttis Puiatu lähedal hoiule Marian Kurrikov, kelle juures üks selline lemmikloom juba elab. Võõra sea tõi tema juurde Kokaviidika külas elav tuttav, kelle õuele oli siga 18. märtsil järsku ilmunud. Kuidas need päris inimesed ja kohad on? Ta nimi on Kurrikov ja see siga tuli Kokaviidika külast. Mida? Mis seal toimub? Ja... Kurrikov kommenteerib. Nii minu siga kui praegu peremeheta loom on mõlemad hästi sõbralikud, aga omavahel läbi ei saa. Hoiame neid eraldi. Inimestega meeldib ka võõrale seale suhelda, laseb end sügada ja võtab hea meelega toitu vastu. Mõlemad rippkõht sead elavad laudas, ehkki on lemmikloomad ning praetulevik neid ei oota. Kurrikov nentis, et tuppa võtmiseks on loom liiga suur. Ma ei ole varem kuulnud, et rippkõhtsiga ära kaoks, see on minu jaoks esimene selline kord. Ootan, et omanik ühendust võtaks ja lemmiklooma tagasi koju viiks, lausus ta. Laupäeval 22. märtsi õhtul võttis see omanik looma ajutise perenaisega ühendust, tänas väga ja lubas peatselt lemmikloomale järgi minna. Ja vaata, see lugu on ka sellepärast naljakas, et mingi inimene Kokaviidika külas nägi ühte suurt rippkõht siga ja mõtles, see ju peab olema Marianni siga. Peab küll, jah. Ja viis selle Mariannile, sest... Ja ta võtab hea meelega toitu vastu. Ma ei tea, kas siin on ka selline olukord, et siga lasti laua äärde ja siga pani tõepoolest jalad laua peale. Mis arvad, kas see on ka siin Orwelli praegu või? See on Orwell või? Lase siga laua äärde, tõstab jalad ka laua peale, see on Eesti vanasõna. Ei, võib-olla küll, Orwelli sa tõesti haksid kõndima, sest nad olid inimeste moodi. Sorry, vabandust. Sellel annab poole, jah. Aga naljakas on lihtsalt see, et vaata, kõik kassi omanikud näevad seda und, et su kass järsku pooldub ja siis on sul 8 kassi. See on mingi tavaline uni.
kassi omanikel, ma näen pidevalt unes seda, et mul on mu kassi on nagu järsku 6 tükki tekkinud kuskilt. Ja see on hästi naljakas, et see juhtus, temal selle seaga juhtus päris elus see, et järsku on teine samasugune siga ukse taga, sest keegi arvas, et see ju peab olema Marianni siga, et sa ju ei näe iga päev lihtsalt siga taarumas ja siis viis selle talle. Et see on niisugune naljakas kokkusattumus ja lihtsalt kõik need nimed tundusid ka nii made up, et see on nagu naljakas, mis siis, see oli minu kohalik uudis, mida ma siis üritan tuua aeg-ajalt podcasti, see oli siis uudis Viljandimaalt Sakala kirjutatud. Aitäh, Sakala, Aivar Aatäht. Aitäh, et ära kuulasite kommertsteadaandeid, on mõni? Carter Bar, Tatar 64.2, kirjutage näiteks, kui te tahate teha sünnipäeva või mingit corporate üritust, meil on mõnus, hubane, chill, hea. Kirjutage armsale kaasale maju@karakterbar.ee või kirjutage meile sotsiaalmeedias näiteks. Tulge niisama ka Carter Bari. Esmaspäevast reedel oleme lahti, mõnikord laupäeviti ka. Jälgige meid Instagramis @suvariik, Patreonis saate meid toetada patreon.com/suvariik. Kui teil ei ole nagu raha, aga tahate kuulda, ikkagi võite nii ka teha, et kuulate kuu-2, lasete seal möllata ja siis tulete mõne pärast tagasi, see on täiesti fine. Saan aru. Kõik on chill. Kõik on fine. Ja suur aitäh, et olete meiega ja järgmise korrani. Nõnnud olete, aitäh teile. See on Suvariik. SOS. Ciao.